Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Aigi Vahing, tere! Tervist! Ja täna hakkame me rääkima siis toitumishäirete teemal, practical consciousnessi teemadel, väga põnevad teemad, vajalikud teemad ma ütleks, et ma ise olen samamoodi toitumishäire läbi käinud ja ütlen ausalt, sina ilmselt seda ei teagi, aga mis mind väga aitas, oli sinu loeng. Tore, rõõm kuulda. Et natukene alustuseks siis tutvusta ennast, millega sa igapäevaselt tegeled ja kuidas sa jõudsid toitumishäireteni, practical consciousnessini? Täna siis igapäevaselt ma tegelengi sellega, et aitan inimestel, kes on sellest huvitatud, natukene detailsemalt aru saama, mis nende sees toimub just emotsioonide ja mõtete tasandil. Ja siis õpime koos ära sellised sisemised võtted või oskused, millega siis, ma just uurisin sinu kohta ka, minu meelest sa teed nii ägedaid asju ja vaatasin su treeningkavasid ka natuke ja ikka muljetavaldav, et sarnaselt nagu tegelikult on võimalik ju ka oma keha juhtida. Samamoodi on võimalik ka oma emotsioone ja mõtteid juhtida, et sealgi on kasutuses sellised sisemised harjutused või võtted või tehnikad, millega siis soovitud tulemust saada. Et näiteks kui keha puhul, ütleme, jätame selline tippspordi ja võib-olla võistlused kõrvale, siis kas või nagu see tavaline tervisesport või ka see on ju keha tervis, et su keha ei ole päris plödi nagu makaron, et seal on mingi toonus, et kui sul on vaja keha rakendada, sul on mida rakendada, et siis sellise toonuse saab omale luua. Muidugi võib ka olla toolikujuline ja makaron, aga et see keha on nagu suht siis vähe kasutatav, võib-olla ei ole päris universaalne. Et sellist toonust on võimalik saavutada ka emotsioonide ja mõtete tasandil ja sisuliselt samamoodi jättes kõrvale kahjulik ja võttes rakendusse kasulik. Ja kui ma alustasin seda koolitustegevust tänaseks, ma olen siis üle 7 aasta neid koolitusi teinud, igasuguseid just practical consciousness meetodist lähtuvalt. Ma alustasin tõesti oma kogemuse põhjal rohkem nagu selliste inimestega, kellel oli kas emotsionaalse söömise probleem või suisa söömishäire, aga päris kiiresti ma sain aru, et kuna see meetod ise on universaalne igasuguste elumustrite lahti muukimiseks, siis tänaseks fookus on natuke laienenud rohkematele teemadele, mida ma enda elus olen ise siis ära lahendanud, et lisaks söömishäiretele, sellest on nüüd üle 10 aasta tagasi, ka selline metsik ületöötamine, ma isegi ütleks töönarkomaania ja lisaks ka pikad sellised pidevad depressiooni episoodid, mis kestsidki kuude viisi ja 4. selline asi, mis mulle, need 4 asja teevad mulle endale kõige rohkem rõõmu, on siis sellised korduvad mustrid suhetes. Mul oli varemalt siis nagu kalduvus päris korralikult takerduda või kleepuda mingitesse suhtemustritesse, millest ma ei suutnud oma jõuga lahti saada. Keegi teine ju ka ei suuda sellise asjaga aidata ja tulemuseks siis oli see, et ükski suhe nagu ei jäänud pidama sellisel nagu elutervel viisil, et mõlemad inimesed saaks sellest rõõmu tunda. Et selline muster mul oli ka läbi elu korduv ja need on nagu 4 peamist suuremat asja, millest ma siis selle meetodiga lahti sain. Ehk et practical consciousnessiga. Jah, practical consciousnessiga, aga muidugi on lugematul hulgal pisemaid asju. Ma mäletan, just eile mõtlesin selle peale, ma olin pisikesel puhkusel perega ja mul tuli meelde, et varemalt mul oli niimoodi, et kui ma sellest oma tavakeskkonnast väljusin, oma rutiinidest sattusin nagu teistsugusesse rutiini või siis mind ootasid sageli ees hästi järsud meeleolulangused, mis tekkisid täiesti tühja koha pealt, midagi ei olnud valesti, meeleolu kukkus kolinal keldrikorrusele. See muidugi muutis kogu elu kogemuse ja ma ei mäletagi, kuidas ma sealt, ilmselt ma vanasti lihtsalt ootasin, millal see mööda läheb ja need meeleolulangused on ka ammu läinud, lisaks mingi teatud laadne kurvameelsus. Aga praegu oskad sa tead juba, mis seda põhjustas?
vot ei teagi, et noh, tõenäoliselt mingid teatud laadsed siis psühholoogilised faktorid, aga võib-olla noh, jõuamegi nagu selle väga huvitava osa juurde on see, et ma just ka enne siia tulles mõtlesin, et noh, näiteks kas või see sama söömisprobleem või et selle puhul noh, kõige pealmiselt nagu lähenetakse siis, et see on nagu söögi või söömiskäitumise probleem. Aga ja noh, osad hakkavad ka päris sügavalt kaevama, et mis siis ikkagi elus juhtunud on ja noh, nagu mingi lapsepõlves või midagi. Et ma ise olen oma kogemuse põhjal vaadanud, ei see ega teine ei anna nagu seda lõppvastust, et esiteks noh, kes on sellega rinda pistnud, saab ju aru, et asi tegelikult ei ole söögis ega noh, mingil määral muidugi on, aga noh, see põhjus ei ole söögis ja et söök ei ole see, mis meid sööma paneb, on ju, vaid see, mis kahe kõrva vahel toimub. Täpselt. Ja see on ka natuke tulut otsida, et mis siis ikkagi kunagi juhtus meie kõigiga, on lugematul arvul asju juhtunud, kes see seal niikuinii ei kaeva seda ühte konkreetset põhjust sealt välja, et see asi on ära toimunud, aga kuidas, mis iganes siis kunagi võib-olla on toimunud, mõni ju ei mäletagi, eks, et siis selle ilmingud avalduvad ju täna ka ja vot need ilmingud, mis täna ka avalduvad, et need on need, millega tegelemine mulle lõpuks selle tulemuse andis, ehk hästi lühidalt siis nagu emotsiooni, noh, see on nagu nii üldistav sõna, aga nagu emotsionaalsed reaktsioonid teatud, isegi nagu ära õpitud, sisse harjutud emotsionaalsed reageerimised teatud elusündmustele. Ja üldse ei ole vahet, kas need elusündmused on tugevalt positiivsed või tugevalt negatiivsed. Osadel siis meie hulgast kujuneb välja selline ma ei ütleks isegi harjumus, ma ütleks, et see on millalgi omandatud võte ka või oskus või võimekus tasandada mingeid elusündmusi näiteks söömisega. Noh, võib tasandada ka millegi muuga, aga osad siis teevad seda söömisega, ehk toit ei mängi seal juba ammu mitte mingisugust kehatoitja rolli, vaid ma ei tea, turvatunde, poputaja, emotsionaalset rolli just. Et tal on nagu hoopis teine roll ja selles rollis seda siis hakatakse kasutama ja selle kasutuse külge ka klammerdutakse, noh ta nagu pakub midagi, seepärast me sööme niimoodi kuni siis häireteni välja ja nüüd, kui hakata sellega siis rinda pistma, siis seal on nagu astmeliselt vaja läheneda, et asi ei ole ainult selles, et mingite toitude järgi tekib iha või isu ülemäärane ja asi ei ole isegi selles, et võib-olla on tekkinud harjumus näiteks, kui elu hammustab, siis poputada ennast toiduga, et isegi ainult nendes kahes ei ole asi, vaid ka selles, et kui korduvalt järjest ja järjest mingite elusündmuste tõttu, noh, spordis, tippspordis, nendel aladel on ka need kõrged nõudmised, need, noh, mitte igale ühele ei ole see konti mööda üldse seal figureerida või eksisteerida selles süsteemis ja keegi meist ei ole ju sünni järgi raudne inimene, et ikkagi mingid olukorrad on niivõrd tugevad, et igaüks meist otsib mingit kiiret lahendust sellele ja kui selleks lahenduseks ongi saanud näiteks söök või teatud viisil söömine, siis seda korrates see korduste summarum on juba ka sellise nagu tugeva jõuga harjumus kujuneb välja, et sealt ei olegi niisama lihtne naksti välja astuda. Seda jah, ma ka hästi palju panen tähele, et kui minu juurde näiteks tulevad ka toitumishäiretega inimesed, et ma olen üritanud ise sealt välja tulla, aga ma ei saa ja tegelikult ei saagi, on ju. Noh, kui sul ei ole kedagi kõrval, pead hakkama ise pusima, see võtab meeletult aega või ongi võimatu osade enamuse puhul, on ju. Ja väga keeruline, ma ütleks. Kuidas sul endal see kogemus on toitumishäirega ja kui me räägime just siis nagu üle söömisest? Ja see oli siis väga pikk
aeg mu elus, ma isegi vist 30 aastat. Opa, mina oma 3 nädalaga siis olen väga õnnelik selles suhtes. 3 nädalat, ma ütleks, on järjepidevalt, jah, selles mõttes, kui me võtame nagu mingid üksikud korrad, siis seda on muidugi varem ka juhtunud, aga just see järjepidev nagu periood, kus igapäevaselt hommikust õhtuni see toimus. Tekkis see peale seda võistlusdieeti, kus sa pool aastat ennast piirad ja siis, kui võistlus läbi on, sööme kõik toidu siin maailmas ära, sest äkki pärast jälle enam ei saa, kui ma end piirama pean, on ja siis see 3 nädalat hommikust õhtuni toidu koomas olla, pluss 3 nädalaga siis pluss 25 kilo. Jaa, see on võimalik, jaa. Mõtle, mis see kehale teeb. Ja me ei räägi, et ma olin normaalkaalus ja võtsin pluss 25, ma olin nii-öelda alakaalus selle võistluste pärast, on ja et 50 kilosest tüdrukust sai järsku nagu pluss 25 kilo kaalus tüdruk paari nädalaga, et see on jah, kehale mentaalselt, vaimselt, see on ikka šokk. See on šokk ja ikka me oleme elus, on ju, see on huvitav. Jaa, aga 30 aastat. Jaa, see oli 30 aasta pikkune tõesti, ei soovitaks kellelegi. Ja... Isegi seda 3 nädalast ei soovita kellelegi. Ei. Aga vaata, kui hea, et see teadlikkuse aste oli niivõrd nagu kõrge ja hea ja suur. No mind päästis tegelikult, see karnivoordieet, karnivoorlus pluss siis see sinu video seal Instagramis, mis mul juhuslikult ette tuli, juhuseid pole olemas, on ju, see pidi ette tulema. Aga jah, see andis mulle väga palju ideid, mõtteid, nurki, mida ma varem pole nagu üldse mõelnudki, kui ma selles häires nagu sees olin. Ja siis need, mis sa seal nagu kõik välja tõid, panid ikka korralikult mõtlema, analüüsima ja sealt nagu õnneks see tervenemine algas päeva pealt. Väga hea. Lihtsalt võt oligi niimoodi, et kui mul algas see, siis kahtlane suhe, ma seda väga pikka lugu räägin hästi lühidalt, selles mõttes, aga küsi kindlasti juurde, kui vaja, sest endale tundub juba see nagu selline, nagu lohemadu on ju vana, aga põhimõtteliselt algas see siis päris lapsena, 7-8 ma arvan, ja olidki suured elumuutused, jäin haigeks, pidin olema haiglates pikki kuid, internaatkoolis kopsuhaiguste tõttu, kõik see nagu muidugi ei meeldinud mulle ja elu tundus väga tume, et ma avastasin lihtsalt magusa mõju, et kui enne mind üldse magus ei huvitanud, 0 huvi, mäletan, toit polnud üldse mingi teema, nagu enamus lastel ju ka pole, võib-olla täna on teistmoodi, aga siis ma avastasin selle mõju, avastasin, et see tegelikult tuimastab, teeb niisuguse mõnusa ükskõiksema tunde ja hakkasingi kasutama siis toitu mitte teadlikult, aga niimoodi, mis kätte jäi, eks ju. Et emotsioone lihtsalt tuimestada. Just, täpselt. Ja sellest siis ajapikku kujuneski, teismeeas kujunes ikkagi ülesöömine. Siis mäletan 16 võib-olla hakkasid esimesed kumerused tekkima, siis see oli ka kuidagi nagu miinuspoolel, selles mõttes, et ei tundunud positiivne asi, siis vastavalt kogu sellele kultuuri kontekstile, millega mina siis terve elu jooksul olin kokku puutunud, kõik see summa kokku, eks ju. Ja siis hakkasid pihta need trennid ja dieedid ja see kestis siis aastaid, kuni kaalu kõikumised, eks, kuni siis 21 olin, mäletan, oli hästi kiiresti vaja saledaks saada, sest tundus täiesti mõistusevastane ilmuda kusagile tugevas ülekaalus ja ma ennast olen pidanud päris leidlikuks inimeseks, et ei ole olemas sellist asja, et ei saa, lihtsalt veel ei tea, kuidas saab. Ja paraku see on nüüd siis küll kuratlik teadmine, aga tuli meelde, et lapsena ma ju ikkagi nagu bussides oksendasin, sest ma ei talunud seda bussi loksumist ja seda bensiini lõhnumist nõukaaegsetes bussides oli. Ja pärast oli nii hea kerge tunne, mul tuli see meelde. Siis ma mõtlesin, see ongi ju lahendus. Ehk et sa läksid päris pulimeni välja. Ja läksin selleni välja ja leidsin siis enda meelest geniaalse lahenduse tookord, oligi kiirelt sai lahti, aga seda ma ei soovita ka vaenlastele mitte, mis siis järgnes päris kiiresti kasvas mul üle pea ja siis tegelikult järgnevad aastad ja võib-olla isegi ju see kestis üle 10 aasta, et vaheldusidki perioodid, kus ta võttis täielikult üle ja siis vaheldusperioodidega, kus ma mingite elufaktorite muutuste toel sain selle asja ohjasse.
midagi positiivset elus tekkis püsivamat, siis see nagu ohjeldas, aga nii kui see muutus, see kõik jälle naases. Ja ega ma tollal ei räägitud sellest väga, ega ma kuulsin vist telekast Soomes ükskord, et siuke asi on üldse olemas ja lahtisaamise koha pealt ma viimse hetkeni püüdsin kasutada oma tahtejõudu viimase hetkeni. Kuni siis ühel hetkel ma vaatasin, nagu tekkis siuke selgushetk, ma sain aru, et see ei ole ju tegelikult vilja kandnud ja mõtlesin, et okei, aga lapsena ma ju ei tahtnud üldse süüa, rääkimata magusast, et laseks kõik täitsa vabaks. Et palju see inimene siis ikka sööb. No lasin täitsa vabaks ja siis tuli ka niimoodi, et väga lühikese ajaga 20 kilo. No nädalatega ikkagi ja see hirmutas mind ära, sest ma nägin, et seal ei olegi lõppu. Ja siis läks veel natuke aega ja tollal ma elasin USAs ja ma ikkagi lõpuks otsisin üles need anonüümsed ülesööjad. Aga kas sa usud ka seda, et näiteks kui me võrdleme Euroopa versus USA, kõik see nagu toitumine, toit ise, see kultuur, kas see on kuidagi erinev, et näiteks kui sa sööd Eesti toitu versus sa sööd USA toitu, siis automaatselt juba USAs nagu võtadki rohkem kaalust juurde, sest seal on nagu see toidu kvaliteet ja kõik see hoopis nagu teine. USAs oli nii, et natuke läks aega, et ümber kalibreeruda. Ma sain suht kiiresti aru, et see toit, mida müüakse tavalistes poodides, ehk meie mõttes siis igasuguses supermarketis käitub kehas väga imelikult ja siis ei olnudki midagi seal varianti, seal on ka väga suured siis orgaanilise toidupoed, meie mõttes see on varemalt vähemalt see oli lihtsalt tavaline toit, nüüd on olukord muutunud ja seal on 2 head ketti, üks on kallim, aga teine ongi tehtud kohalikele teadlikele USA inimestele taskukohasem. Paljud noored ostavad seal, ongi siuke natuke kaasaegsem, et edaspidi ma lihtsalt hakkasingi siis toitu ostma sealt, sest see, mida seal täitsa tavalises poes müüakse, on ikkagi midagi muud kui see, mida me siin näeme. Ja siis ma sain sellest kogu teemast nagu hästi teadlikuks, saingi siis selles anonüümsed ülesööjad programmis, 12 sammu programm. See oli siis Ameerikas? See oli Ameerikas, aga seal ei lubatagi lahendust. Seal öeldaksegi, et sa saad selle ohjesse, aga see ei kao kunagi ära. Ja ühel hetkel... Ehk et sa pead siis elu lõpuni nii-öelda kontrollima ja seal... Just. Rajal olema. Täpselt, elu lõpuni rajal olema, kontrollima, aru andma, ühe sõnaga, seal on siuke... Range programm. Range süsteem. Lõpuks sa harjud ära, et on su elu osa, aga ikkagi sa ei saa lahti sellest. Ja seal programmis ka siis inimesed hakkasid erinevate teiste distsipliinide poole vaatama, just sellised, kes võib-olla nagu väga ei tahtnud leppida sellega, et see on eluaegne. Ma mäletan, ma suhtlesin seal erinevatega, osad läksid jooga poole, osad läksid ka kristluse poole, erinevate vaimsete traditsioonide poolde, et leida, kas tõesti siis ei eksisteeri nagu lõplikumat lahendust, kui see manageerimine, eks, oma probleemi manageerimine. Ja minul selles mõttes, ma arvan, mul läks hästi, et ma 3 aastat otsisin USAst alguses, aga leidsin Eestist ja ringiga tagasi ja tegelikult siis see lahendus, mille ma leidsin, selle juured ongi joogas, aga ta ei ole nagu, jooga all me tavaliselt saame aru füüsilisi liigutusi, võib-olla meditatsiooni, aga jooga, ütleme siis nagu sügavamalt joogasüsteem tähendab seda, et sa teadvustad ära, mis sinus vajab nagu muutust ja siis ka õpid ära teatud sisemised võtted, et see muutus ellu viia, et ta ongi nii detailne ja nii täpne tegevus, et siis see practical consciousness on ka joogast välja kasvanud, aga toodud siis sellisele kasutustasemele, et ei ole vaja mingeid joogalikke tingimusi, sa saad rakendada seda ükskõik kas või, ma ei tea, ühistranspordis, koosolekul, vaimne töö, vaimne sisemine töö iseendaga, mis baseerub tugevalt märkamisel, teadvustamisel ja märkamisel selles, mis su sees aset leiab. Sest kõik saab siit alguse, kui võtta uuesti pöörduda tagasi söömise poole, lihtsalt mõni näide mu enda elust. Ma mäletan, ma läksin lahku kellestki ja mõtlesin, et
pole üldse probleem, ma lihtsalt hakkan sööma ja siis järgnes bulimia, et mida see märkamine või teadvustamine tähendab seda, et nii nüüd toimus mingi muutus, suur muutus, mis avaldab sellist võib-olla kurba või ahastama panevat või ükskõik millist mõju, aga see mõju on ju sees, elav. Ma tunnen seda ju, see on minu sees. Selle asemel, et see mõju ära matta millegiga on võimalik siis sellesse mõjusse niimoodi omakorda mõjuda, et see mõju lakkab olemast. No näiteks see ei ole küll hea näide, aga oskus on meil seest filigraanne, emotsioonide allasurumine, seda oskavad kõik teha. See ei ole tervislik ühestki otsast, eks juba ka teadus kinnitab, et sellel ei ole head tagajärjed ka kehatervisele, aga see on midagi, mida me sisemiselt teeme nii, et keegi ei näe. Kui sa tahad, et näiteks teine inimene ei näe, mida sa tunned, või sa ei taha ka ise seda tunda, et see on mingi süke nähtamatu sisemine võte. Aga kui neid saab alla suruda, miks neid ei peaks siis ka, miks ei peaks suutma inimene nende mõju alt ennast nagu eraldada või sellest mõjust lahti saada. Et see on ka võimalik. Ja kui ma need oskused ära õppisin, siis ma küll ei läinud seda viisi õppima üldse söömisprobleemi pärast, vaid mul olid ühes siis suhtes konfliktid. Ma mõtlesin, ma olen lihtsalt hulluks. Ja läksin sellele lahendust leidma, sest sain aru, et probleem on emotsionaalne, aga kui ma sain aru, mida see meetod teeb, siis ma hakkasin kohe rakendama seda oma söömisihade, soovide ja kogu selle nagu söömisteema puhul, kõik toidud, erinevad käitumised, söömisolukorrad ja ei läinud, ütleme, ma ei saaks öelda, et see on selles mõttes kiirmeetod, et niimoodi, eks, aga aasta. Ehk siis see 30-aastane karjäär või 30 aastaga punutud sasipundar sai 1 aastaga lahti võetud, nii et täna seda ei eksisteeri isegi sellisel tasemel, et kui ma kellel see ülesöömisteema on, nemad teavad, et nii kui otsast lahti läheb, siis enam pidama ei saa. Jaa. On ju, et ei läheks otsast lahti, siis luuakse ikkagi mingi raamistik endale, et see ei läheks otsast lahti. Aga tõestus siis, et see nüüd on kadunud, on minu jaoks see, et kui ma satun olukordadesse, kus ongi rohkem head toitu, näiteks ma ei tea, pühad või jõulud, keegi superkokk on seal kokanud või lähedki satud mingisse mega heasse Rootsi lauda, toite, mida sa võib-olla ise iga päev ei osta või et siis pole probleem natuke rohkem süüa, aga sellele ei järgne mitte midagi. Ei satu sinna tsüklisse, jah? Ei, isegi sinnamaani, et tavaliselt ma lõpetan söömise siis, kui nälg on kadunud, ehk ma ei söö nagu kõhtu punni. Süües ei kasva isu, vaid isu kahaneb. Täpselt, süües kahaneb, see on normaalne söömine, et söögi isu kahaneb. Ma tavaliselt sööngi nii, kui tunnen, et jõud on taastunud. Oi, mul tulevad praegu kõik need flashbackid siia meelde, et ei, sa ei lõpeta söömist siis, kui kõht on täis, sa lõpetad siis, kui see küpsisepakk on tühi. Ja siis sa võtad veel teise paki, sest sul on teine pakk ka kapis, on ju. Täpselt, ja kui vaja saab taksoga bensiinijaama. Jaa, lähed ühte poodi ja sealt sa kõnnid juba järgmisesse poodi samal ajal, kui sa ühte jäätist sööd, on ju see issand, kui kohutav. See on täiesti, see on vangla. Ja see on nagu, toongi näite nagu mingi narkomaania, sa ei ole nagu oma kehas samal ajal, kui see ülesöömishoog on, see tästi nagu metsik loom. Nagu zombi. Jaa, et keha lihtsalt teeb seda, mis ise tahab, on ja sa ei kontrolli mitte midagi, ahmid nagu tolmuime ja kõik kapist endal sisse. Tolmuime ja siis hea näide. Lähed järgmisesse kohta, kust midagi saaks, on ja. Issand jumal. Ma mäletan neid õhtuid, kus ma ei saa hingatagi, vaata, sest ma olen nii toitu täis. Ei saa pikali olla, ei saa jalutada ka, mitte midagi ei saa teha. Aga siis läheb natuke nagu paremaks ja sööd jälle peale, sest ruumi tuli juurde, on ju. See on kohutav. See on nagu, jah. Ja see nagu, kui paljud inimesed tegelikult sellega maatlevad ja sellest niimoodi avalikult tegelikult väga ei räägita. Kui tõsine probleem see tegelikult on, et kuskil just äkki oli mingi statistika, et 7 naist 10 võitlevad mingid moodi toitumishäirega, et see on kahjuks kohutav. On need numbrid sellised, jah. Ma ei tea, kas see on see konkreetne number, ühesõnaga nagu väga paljud naised ühesõnaga. Päris laias laastus öeldakse, et 50% lääne ühiskonnast võitleb kaalu teemaga, mis näitab seda, et siis kaalu teema ju tegelikult kõik taandub sellele, palju sa sööd, palju sa sisse võtad, et kui sa võtad rohkem, kui kehal on vaja, siis ongi kohe kaalu teema.
laias laastus 50%, siis heaolu ühiskonnast. Hästi lai, aga tõenäoliselt need numbrid võivad ka teistsugused olla. Ühesõnaga suur probleem, millest väga palju ei räägita, on ju, et sina nii-öelda siis taastusid aastaga, tulid sellest välja aastaga, aga kas kõik tulevad aastaga või osad tulevad ka kiiremini, kas see on nagu individuaalne? Ma ütleks nii, et võib-olla see isegi on mingi keskmine, sest kõige siuksem lühem näide, mida ma tean, oli üks naisterahvas tuli mul koolitusele ja koolitus oli siis 2,5 päevane, alguses 2 pikka päeva, teisel päeval me õpime ära kõik need emotsioonidesse mõjumise viisid, siuksed võtted ja see on siis pühapäev ja temal oli nii, et pühapäeva õhtuks ühesõnaga, kui tema tuli siis lisapäevale ehk 3. päevale, siis ta ütles, et tal juba esimese nädalavahetusega kadus probleem ära, aga temal oligi ainult selline, et pluss ülemäärased 6 kilo ja millest see siis tuli, olid ka mingid stressid ja niisugused närvilised olukorrad mingite suhetega, tuli siis lihtsalt tema sõi neid pähkleid ja rosinaid üle, nagu näksis kogu aeg ja oli siis rahulolematus selle 6 üle kiloga. See rosina pähkli näksimine lõppeski tal 2 päevaga ära, kui ta aru sai, milles asi on ja mis teda sisemiselt sunnib seda tegema. Et tema on selline, keda ma tean, kel on kõige lühemalt läks aega ja need kilod tulid siis ka ilusti maha. Muidugi mitte nii kiiresti, aga ajapikku. Ma ka alati ütlen oma klientidele ka seda, et kõigepealt on vaja siin korda teha ja siis keha tuleb järgi. Täpselt. Et kõik tahavad keskenduda kohe selle keha kaalule, kaalu langetamisele, aga need peaks hoopis vastupidi keerama. Et ära kaalule see mõtlegi, see tuleb niikuinii järgi, kui sul siin kõik korras on. Just. Ja minul nii läkski, et see aasta, kui ma tegelesin sellega, mis siin on, üldse ei kaalunud ennast, ei kaalunud toitu, ei teinud mingit dieeti. Just, ja avastasin ühel hetkel, et et riided on suureks jäänud ja siis avastasin esimesed aastad oli alati selline avastus, et et number on samaks jäänud, et lihtsalt mingit nagu riiete numbri muutust üldse enam ei toimu. See oli mulle alati natuke nagu jõulukingitus iga kord, kui ma avastasin. Muidu käis nagu joo-jootamine. No mitmed numbrid olid kapis olemas. No meil võistlusspordis ja fitnessis samamoodi on XS kuni M, mis tegelikult ei ole ju kehale nagu absoluutselt normaalne, et teda niimoodi seal joo-jootada. Ja see ei ole hea. Aga siis siukseid ikkagi osalejaid ma tean ka ja nüüd tuleb selle siis keerulisem osa sisse, et paraku kellel on tekkinud see söömisteema, siis see söök omab sellist nii tugevat kindlat rolli inimese elus, et see valmidus hakata sellest lahti saama teadmata, mis seal teisel pool ees ootab kogemuslikult. Mõtteliselt sa saad aru, et vabadus, mis see vabadus on, kogemus puudub, ehk tulevik on tundmatu, pole praktilist kogemust, aga olevik on see, et ikkagi midagi kriibib, saab nõjatuda nagu toidule ja ma olen vaadanud, et see valmidus küpseb erinevatel inimestel erineva tempoga, mõned saavad kohe aru, kõik, selles oligi asi, jumal hoia, never again on ju, aga mõnedel on niimoodi, et ma nagu saan aru, aga no ma ei tea, midagi ikka ei lase sealt lahti. Midagi ikka ei lase ja mingi väike tagauks on lahti ja nii kaua, kui see tagauks on lahti, nii kaua see tagauks on olemas. Ja siis võib minna ka, ma ei tea, selle marineerimise peale rahulikult ka 3-4 aastat, et sa marineerid, see setib, proovid seda vanaviisi ei tööta, saad aru, et uut viid pole julgenud rakendada. Läbi kogemuste ja õppetundide ise. Täpselt, ikka nätagi näoli ja siis püsti ja lõpuks. Ja no eks mul ka enne, kui ma võtsin ette ja aastaga tegin selle platsi puhtaks, enne ka eelnes siuke periood, kus ma justkui tegelesin teemaga, aga vaatasin, et kaal ei liigu. Kaal on sama, justkui vabastan neid emotsioone, mis sööma ajavad, aga nagu muutust ei tule, kuni ma lõpuks siis avastasin mingid nipid enda jaoks, kuidas see kaal liikuma saada. Kui me räägime emotsioonide mõju alt välja tulemise, ma mõtlen just kahjulikud, need, mis elu siis mingid teatud uskumused siis või? Nad on sellised, näiteks uskumused on
ka määravad rolli, aga minu kogemuse põhjal ma ütleks, julgeks isegi öelda, et 90, ma ei tea, 5, 6, 8% on seal küsimus emotsioonides ja need on siuksed asjad, mis leiab hästi lihtsasti üles siis, kui ütleme niimoodi, et noh, kellel on söömisteema, näiteks sööd selle oma normaalse eine ära, mida siis sa tead, et on nagu see nii-öelda normaalne eine, mis iganes valdkonnast see eine pärineb. Ja siis tuled köögist ära või viid oma nõud ära ja mõne aja pärast hakkab selline nagu tõmme tekkima, et tahaks veel. Noh, varem või hiljem, eks. Ja see tõmme ei ole tegelikult informatsioon ehk mõtted, sest info iseenesest oma olemuselt on neutraalne, vaid see tõmme on siuke jõud, mis hakkab siis kiskuma nagu sinna kööki või poodi või sinna sahtli kallale ja selle tunneb ära nii, et kui tekib selline tunne, et tahaks veel midagi, siis istud, ei tee midagi, ei lähe tooma neid häid asju, mis sa tead, et sul võib-olla kuskil on ja siis see vajadus hakkab survet tõstma. See tunne hakkab tugevamaks muutuma sees ja kui seda ei teadvusta, ei märka, et selline tunne tekkis, siis ongi see midagi ei puudu. Ma sõin, kuidas kõht jälle tühi on, järelikult jäi midagi puudu. No tead, siukene pooletoobine argumenteerimine on ju, vabandust väljendi pärast, aga tegelikult, kui vaadata hästi kainelt peale, mis juhtub, on see, et mingisugune tunne tekib sisse, reaalselt kogetav, kogemuslik. Too mõni näide, tühjuse tunne, igavuse tunne, tõmme, mingisugune kihk, siuke tõmbab nagu, no vahel mõni inimene tõmbab, on ju, tahaks kogu aeg ta juures olla. Või siis mingi tegevus tõmbab, näiteks hobid. Et söömine. Just täpselt, mul oligi see hobki aasta. Et tõmbab, tahaks tegeleda sellega. Ja samamoodi võib siis tõmmata see toit juba köögist, et mis jalad kannavad kööki, aga jalad ju ise ei tõmba, et midagi sees ajendab ja see ajend ongi emotsionaalne tunne, sest füsioloogilisel tasandil, kui meid lõigataks lahti kirurgiliselt, sealt ei ole leitav see tõmme, aga me kogeme seda mingi jõuna enda sees ja nagu sa ütlesid, ta võib olla selline selline kurbus, igavus, aga ta võib olla ka põnevus, ka erutust on võimalik tunda toidu puhul, see on siiski erinev seksuaalsest erutusest, aga nagu ootus, ärevus või siis ka see, et kes on harjunud ennast premeerima toiduga või mingit tähistama toiduga, siis tekib ka see teatud laadne elevus toidu ümber, toidu teema ümber, aga see elevus on kogetav ka sisemiselt. Dopamiini saamine toidust. Täiega, ja, et sellistel ainete tasandil need muutused meie süsteemis aset leiavad ja me siis tavaliselt anname järgi neile. Aga mida siukses olukorras teha siis? Sa tunned seda tõmmet, istud maha, koged seda tunnet, jalad tõmbavad ikka sinna kööki, see tunne. See tunne tõmbab ikkagi kööki, aga siis ongi tarvis rakendada see sisemine võte. Ehk kui sa avastad, et nii, toiduga peaks nagu kõik olema, aga õudselt tõmbab, siis teadvustad ära selle tunde ulatuse, kui suur see tunne su sees on, sest neid on erinevad, vahel on lihtsalt mingi siukene, ma ei tea, tunned siin rinnus midagi, vahel on siuke lainetab selline korralik, ma ei tea, kurbuse laine või kuidas neid nimetada, siis solvumine näiteks ka on ju selline siuke nagu tossuseen on plahvatanud, eks. et teadvustad kogu selle tunde ulatuse ära ja siis hoides nagu nii-öelda kontakti teadvustamist selle tunde osas, teades, et nii nagu kõik sinu süsteemi kuuluv põhimõtteliselt
allub sulle on võib-olla totter väljend, aga no kui on vaja on taltsutatav. On ka nagu juhitav ja et kui sa tahad akna lahti teha, lihtsalt kõnnid rõduni, teen akna lahti, eks. Kui sa tahad emotsiooni alla suruda, me oleme kuidagi automaatselt ära õppinud seda tegema, aga kui sa tahad sellest emotsioonist nagu lahti saada, siis see võte nüüd practical consciousnessist on selline, et sa teadvustad kogu seda mahtu ja peatad igasuguse selle mahu liikumise. Mingi oma võtmesõnaga, näiteks stopp. Peatad nii, et sest iga emotsioon on natuke nagu mingi vibra. Kurbus on võib-olla hapulainetus, aga ärevus on juba väga konkreetne selline nagu tal on oma siuke nagu vibratsioon sees. Surin just või kihin siuke näin. Et siis teades, et igal sellel emotsioonil on oma liikumine, see ongi selle nähtuse põhiolemus on see dünaamika. Peatad kogu selle dünaamika sõnaga stopp näiteks ja hoiad peatatuna mitte väga kaua, aga mingi 3-4 sekundit, isegi kui hingamine peatub, pole midagi sellest, sest vahel keskendudes inimesed, neil peatub ka hingamine. Hoiad peatatuna 3-4 sekundit, aga hoiad ka teadvustatud kontakti sellega, et ei hakka mõtlema vahel mingeid muid mõtteid või tegema midagi muud. Ja 3-4 sekundiga emotsioon, kui ta on nii pikalt peatatud, selle toime lihtsalt laguneb laiali. Nagu haihtub õhku. Ma ise ei ole siukseid praktikaid kunagi nii-öelda praktiseerinud sellest toitumisjärjest välja tulemisega. Ja siis teadvustad muutust, saad aru, et tegelikult see kihk on kadunud ja siis ongi kõik selleks korraks. Aga neid kihkusid võib tulla siis mitmeid veel. Oleneb, kui pikalt seda staaži on, kui palju on järgi antud, sest mida rohkem me järgi anname, iga järgi andmine sellele kihule registreerub unikaalse sündmusena ja kõik nad siis käivituvad teatud päästike peale. Need omandatud mustrid nii-öelda siis siukse üldistatud nimega, et neid paraku ei saa kõiki korraga nende mõju elimineerida, aga ükshaaval väikeste sammudega. Just. Tuleb algusest alustada. Trenn, kuidas sa saad tulemust, sa võid tahta, et sul on kolmapäevaks mingi mega on ju. Keskoht, aga trenni järel, üks päev korraga. Täpselt nii. Ja üks emotsioon korraga. Ja. Väga võimas, nagu ma rääkisin, vaata, et mina isiklikult siukseid praktikaid, ma ei tea nendest on ju midagi, et nüüd mul on ka Practical Consciousnessi raamat olemas, veel lugema pole jõudnud. Seal on need võtted sees ka. Sirvisin, aga jah, et mind nii-öelda aitaski see puhtalt karnivoorlus, kus sa ei saagi näiteks süsivesikuid, neid, mis mul need ülesöömishood siis vallandasid, mingi küpsised ja asjad on ju, et neid sa lihtsalt ei söögi, sa saagi süüa, ongi isu läinud ja kõik oli selles mõttes korras, et täpselt mentaalselt ma taastusingi ühe päevaga, kui ma sain nii-öelda aru, et okei, teeme muutused ja korras, et ülesöömishoogusid sellisel, kui mul ei ole enam olnud. Aga füüsiliselt taastumine 2 aastat. Ja seda nagu selgeks teha inimestele, kes tulevad ülekaaluga, ütlevad, mul on toitumishäire, ma tahan alla saada, nad tahavad kohe dieeti hakata pidama. Ja ma ütlen, dieedid ei tööta. Et sa ei saa, kui sa oled nagu mitme aastaga kaalust juurde võtnud või siis lühikese ajaga, see kaal ei lähe sama kiiresti alla. See võtab aega, et mentaalselt nagu mina sain 3 nädalaga korda, aga füüsiliselt 2 aastat, et ma jõuaks tagasi oma normaalkaalu juurde, ilma ühegi dieedi pidamata nii-öelda, siis et ma loeks kaloreid, kaaluks toitu, piiraks ennast, on ju. Et ma sõin kõike, mis ma tahtsin ja ma võtsin rahulikult aeglaselt 2 aastat alla. Sellest tavainimene ei taha aru saada, on nii-öelda oma probleemidega seal tegeleb on ja vaatab, kaal seisab või liigu, vaikselt liigub, miks ta nii vaikselt liigub, aga kaal ei langegi üle öö 10 kilo on ju. Ei, ja vaata, see on nagu selle, ma ei oska öelda loodusseaduste eiramine, sest et kui midagi on nässu läinud, näiteks mõni suhe mõne inimesega on täitsa nässu läinud, kuidas sa parandad selle ära? Üle öö ei paranda. Ei, see võib rahulikult võtta sul mõned aastad aega, et vaikselt teha korda mingi täitsa nässu läinud suhe mõne lähedasega, et see üleöö tulemus... jaa. Aga ühesõnaga Practical Consciousnessini siis sina jõudsidki nii, et sa läksid hoopis suhteprobleemidega ja lõpuks see aitas sind ka toitumise probleemidega, nagu ma aru saan, siis ülejäänud eluvaldkondadega ka. Ja väga paljude erinevate sükste kiiksudega. Aga kui tavainimeselegi nagu nullist lihtsalt seletada veel korra, nagu mis see Practical Consciousness on,
Jaa, igal juhul ma annan oma parima. Et ma ise ka siiani, nagu ma pole raamatut lugeda, et nagu saan aru, aga tegelikult ei saa mitte midagi aru, et mis see päriselt on. Jaa, täiega. No juba nimi Practical Consciousness suht siuke suutäis. Mis tal eestikeelne nimetus on? Eesti keeles kõige täpsem tõlge oleks praktiline teadvuse kasutamine. Nagu raamatki. Nagu raamatki, just. Ja teadlikkusest ju räägitakse palju, eks ju. Et tõstame teadlikkust ja oleme rohkem teadlikud ja nii edasi. Ja mida see nagu tähendab, on see, et ütleme, mõned näited on ju, et ma ei tea, oleme teadlikud nüüd koolikiusamisest või rinnavähist või perevägivallast. Et mida see tähendab, on see, et kui varem ju see kõik eksisteeris ka, see on ju alati eksisteerinud, eks, aga selle peale nagu ütleme, valgusvihku ei langenud. Ta eksisteeris, sellest ei räägitud, sinna ei pööratud tähelepanu, ta oli olemas, aga keegi ei vaadanud sellele nagu otsa ja ei saanud aru, et oh my god, et see ei ole õige näiteks. Et ta oli midagi, mis oli kogu aeg olemas ja ei räägitud. Et vahel teadlikkust võrreldaksegi nagu taskulambi vihuga, et sa suunad valguse sellele teemale ja siis ta muutub nähtavaks. Et nüüd ka, kui räägitakse perevägivallast, koolikiusamisest, siis see teema on nagu valguse kätte toodud, päevavalgesse toodud, et inimesed nagu, okei, see on olemas. Nad näevad ja kuulevad, saavad aru, et see on olemas. Et siis meie enda sees on ka nii palju sellist toimumas, mida me nagu justkui teame, aga ei ole nagu päris fookusesse võtnud. No näiteks see sama söömishäire, mis mul kunagi oli, ma olin vist 27 aastat eituses, et see mul on, mis tähendab seda, et ma ju teadsin, et see mul on, aga ma ei pööranud pilku kunagi selles suunas. See oli mingi asi, mille ma tegin kähku ära, mis kähku aset leidis ja ma kunagi ei võtnud seda fookusesse, et oot, see asi, mis asi see on ja mida sellega teha, enne kui siis ma alles lõpuks seda tegin, sest muud üle jäänud. Ja kui ta aset leidis, kiirelt tehtud ja kõik, rohkem ma ei taha sest midagi teada, rääkida, võib-olla oli, blokeerida ära, täiesti eituseks, aga nii. Ja meil on veel teemasid, millele ma otsa ei vaata enda puhul, kas on ebamugav või ei oska sellega lihtsalt midagi teha. Ja teadlikkuse kasutamine tähendabki seda, et sa oskad selle taskulambi suunata sinna, kus sul on vaja. Näiteks, et kuidas siis see Practical Consciousness argipäevas on ju, ütleme, et näiteks sa töötad kuskil ja siis sa saad nagu mitte iga päev, aga aeg-ajalt saad mingi ühe sama teema kohta tagasisidet erinevatelt inimestelt. Aga mitte nii tihti, et see oleks suur number, aga ikkagi perioodiliselt. Ja see jätkub ja kordub. Ja lihtne on mõelda, et teised on lollid või nad ei oska või ja nii edasi. Aga kuna see kordub, siis seal on midagi ikkagi käimas ja midagi on lahendamata. Et sellest ei saa enne teadlikuks, kui sa vaatadki otsa asjale. Okei, tema ütles nii, tema kirjutas nii, kuskilt ringiga tuli ka see info. Vaatad kõik, mis on laekunud, vaatad nendele asjadele otsa ja siis see ongi nagu teadvustamine. Et sa ei väldi, sa ei peida pead liiva alla, sa ka ei ilusta, aga ka ei tee koledamaks asja, vaatad nagu laoseisu nii-öelda täitsa külma pilguga, eks? Külm ei tähenda seda, et saad kalk, aga see kaine, neutraalse pilguga. Vaatad nendele laekunud infodele otsa ja saad aru, kui nii mitu inimest nagu sellele viitab, järelikult siin midagi on ju, nad ei ole ju kõik korraga hulluks läinud, eks? Nii, mis see siis on? Teadvustad? See on see joon, mis mul on, see mingi iseloomu siuke. Et see on nagu ainult pooltööd, et sa avastad selle sisemise asja, mis sinu ellu siis neid tõrvatilku nagu toob. Siis sa saad nagu teadlikuks sellest. Tõesti, nendes olukordades ma näiteks ei süvene, vaid hästi kiirelt otsustan ära, et asi on nii. Aga teised võib-olla on vaadanud sügavamalt ja nad näevad, et ei ole nii ja siis nad ka annavad teada sellest. Aga miks ma siis mingitel hetkedel niimoodi nagu toimin? Ja nüüd tuleb selle praktika siis teine faas. On see, et sa vaatad tõepoolest, et nendes olukordades
minu sees käib siuke mingi kiire nagu kihvatus või siukene nagu kiire energia tuleb, mis paneb nagu ülepeakaela midagi ütlema või otsustama. Ja nüüd ma olen saanud teadlikuks, et see asi mu sees on ja nüüd on vaja siis ka lisaks veel oskust, mida selle kihvatusega teha. Tuleb ohjad enda kätte võtta, jah? Just, täpselt. Ja nüüd sa tead, et see nendes olukordades leiab aset ja sa hoiad silma peal. Nii, nüüd tuli see täpselt see olukord ja nüüd see kihvatus tuleb ja nüüd ma tavaliselt siis teen selle liigutuse, mis ei saa head tagasisidet. Okei, aga nüüd ta tuli, nüüd ma seda liigutust ei tee, aga see mõju ei ole ka ju positiivne. Ja nüüd ma rakendangi seda sama tehnikat, mida ma kirjeldasin. Okei, nüüd ma vabanesin selle mõju alt ja nüüd ma vaatan, et ma käitun tegelikult hoopis teistmoodi nagu arukamalt. Teadlikult siis juba blokeerid need jamad sealt ära. Jah, aga sa nagu ei nagu ütleme, et sa nagu lahendad selle olukorra, sa nagu ei blokeeri, sa näed seda, sa tuvastad selle veaelemendi ja siis selle mõju alt saad vabaks. Ehk see viga ei pane sind tegutsema niimoodi enam ja sa ei saa enam seda tagajärge. A toitumishäire puhul siis saab seda samamoodi rakendada, et kui sa tunned juba, et sa lähed sinna õgima, ma ei tea, võtad paberi, paned kirja, mis sa parasjagu tunned, mis on emotsioonid, mõtted. See on hea mõte tegelikult, sest kuna ütleme, et kui on see söömisprobleem olnud, ütleme nädalaid või kuid või aastaid või mõnel võib-olla mitukümmend aastat, siis seal nagu materjali ilmselt on. Ja hea oleks alguses saada ülevaade. Mis see siis nagu on? Ei ole vaja mingit ülipõhjalikku detailselt, aga no näiteks kaardistada ära, et mis olukordades see sul valdavalt näiteks kellelgi siis käivitub, et kas see on õhtune söömine, kas see on mingid toiduained, kas see on mingid kogused, tekstuurid või on see mingid toiduolukorrad, näiteks ma ei tea, tasuta toit ohtralt kuskil, et mis need kukkumiskohad on? Või on need mingid enda vastuolud iseendaga, mingi minapilt on väga nõudlik või läbisaamine endaga ei ole hea, kui üksi jääd, siis kukud. Või ei, ja siis on hea ikkagi hakata kirja panema neid. See on hea on hakata kirja panema. Aga kui inimene ei pane, ta on juba seal keset seda söömahoogu, ei suuda midagi mõelda oma peaga ja sööb üle ja siis avastab, on see söömahoog läbi ja hingata ei saa, toidukooma, siis tuleb meil, oleks pidanud kirja panema ja siis tagantjärgi kirja panna on ka okei. Tagantjärgi kirja panna on väga okei ja tagantjärgi tasub kirja panna ka selle, kuidas sa ennast pärast seal toidukoomas tunned, sest see on üks selle probleemi osa, ma olen vaadanud. Et tundub justkui põhjendatud, et sa olidki nii-öelda halb, nüüd sa peadki põdema ja kehale tegid ka liiga, et nüüd see ongi õigustatud. Tegelikult see pärastine põdemine on ka selle tervikprobleemi üks osa. Kannatus. Et seda ei ole tegelikult vaja teha, sest kannatus on juba saabunud, pole vaja veel lisaks ennast sarjata. Keha juba kannatab. Ehk see sinna lõppu siginenud siis see must masendus, mis tekib, sellest võiks ka hea lahti saada, sest ta jääb sinna justkui tingima selle järgmise episoodi kordumist, et jõuda taas tagasi sinna musta masendusse, või kuidas iganes seda nimetada. Et see kaardistamine kirjapanek oleks hea, siis sul on nagu sellest asjast, millega sa maadled, nii-öelda ülevaade. Aga kui inimene jääbki lihtsalt elu lõpuni kirja panema, midagi muud ette ei võta. See ei aita. Ja siin ma soovitan täiesti lahti lasta perfektsusest, tee siuke linnulennult ülevaade hästi lihtne. Näiteks umbes, et kõige hullemad ongi see, kui mul tekib ootamatu vaba aeg, millega ma ei oska midagi teha, või õhtune söömine, kui pärast õhtusööki läheb lahti ja näiteks võib-olla, ma ei tea, mingid tähtpäevad, näiteks 3 asja, eks. Neid on rohkem ilmselt. Need mingid suured tükid, ja siis hoida nendel fookust. Näiteks kui kellelgi on lapsed ja need lapsed mängivad hoovis, siis ma pakun, et vanemate osa fookust on ikkagi kogu aeg sellele, et nad teavad, et väiksed lapsed on hoovis. Nad ei vaata neid niimoodi kogu aeg, aga osa fookusest, et sa tead, et lapsed on väljas, nad ei ole toas. Et siin ka sa ei pea nagu mingit hullu hüperfookust rakendama, aga sa tead, et kui sa lähed sünnipäevale, teadlik olema. Just, täpselt, teadlik olema. Või kui õhtu saabub,
Või kui, mis see kolmas meil oli, mingid teatud toidud vist või? Tähtpäevad, igavus. Igavus. Sa tead, nii, nüüd mingi kohtumine langes ära, 2 tundi vaba aega ootamatult, sa tead, et sa oled harjunud seda kohe sisustama söömisega ja nüüd juba näed, et tekib see tung, vot nüüd ongi see hetk sellega tegeleda. Stopp. Jah. Tegelen ja leian mingi muu hobi tegevuse. Aja jooksul võt öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli. Kui sa 2 tunni jooksul ei söö, siis küll ja sul kaob ka ära see söömiskihk ehk see sund seda söömist tegema hakata, küll sa näed midagi muud, mida sa saad teha selle 2 tunniga. Asendad söömise hobi siis teiste hobidega. Jaa, või kas hobid või tegevused või mingid kohustused või siis niimoodi, miks ma praegu seda selgitan niimoodi, on seda switchi ei saa teha, et vahel öeldakse, et tee midagi muud, on ju, ma ei tea, tee pilte, fotograafi. No neid punkte on hästi palju, vaata, et joo klaasvett, joonista enne ja siis, kui sul ikka kõht tühi on, siis mille söö korralik toit, on ju, et kui need isud tekivad seal. Jaa, aga see ei ole aidanud kedagi, fundamentaalselt on ju, et siis me teame, et seda switchi teha ei saa, et okei, et see maailma kõige kandvam asi minu jaoks, ma jätan selle kõrvale, aga praegu ma lähen jalutan. See ei tööta. Tuled jalutusringilt tagasi, sööd ikka. Ja täpselt veel rohkem, sest nüüd oled ju tubli ka. Jalutad poodi, ostad jäätist. Ja tuled tagasi kraamiga, eks. Aga niimoodi saab seda teha, et ütleme, et sul tekkis see 2 tundi vaba aega, sa kasutad selle tehnika, kasutad seda nii mitu korda, kuni avastad, et nii, nüüd tekkis neutraalsus, tegelikult seda sundi, sisemist sundi süüa enam ei ole. Ja siis teadvustad, vaatad oma elus ringi, võid kas või pikali olla need 2 tundi või sõbrannaga rääkida või mingid muud, mis sind köidab teha. Aga peale seda, kui sa oled teadvustanud. Just. Siis on see võimalik. Enne ei ole, kui sa oled selle kihu mõju all, miski asi ei pääse. No lähed küll pikali, aga kihk on ikka ju. Ja närid seal padjaserva ja miski tegevus ei suuda konkureerida sellega, kui kihk on peal. Eriti söömiskihk. Ja, aga sina siis nüüd õpetadki inimestele edasi seda practical consciousnessi meetodeid, tehnikaid, seda tehnikat? Jaa, just. Kunagi siis, kui ma ise sain täitsa lahti sellest söömishäirest, ja läbisin ka igasugused eksperimendid, ma mõtlen testid, ütleme siis niimoodi, et vaat elu ikka vahel viskab olukorda, kus avanevad perfektne võimalus nüüd see 1 ring veel ära teha. Kõik on perfektne. Kuni selleni välja, et satud mingile kohta, kus on laud, on lookas, ühtegi inimest ei ole, tee mida tahad. Ja siis siuksed testid olid ja kui ma vaatasin, et isegi kõige perfektsemate tingimuste olemasolul see ei käivitu ikkagi. Lihtsalt seda mehhanismi enam pole. Siis ma jagasin seda siis Ingvar Villitoga, kellelt ma õppisin selle meetodi ja samas ma just olin lehest lugenud ühe tippsportlase kohta naisterahvast, kelle karjäär jäi lühikeseks tänu sellele buliimiale. Ja mul tekkis nagu, ma ei saa öelda, et see on nagu kahjutunne, sest mis ikka kahju, tubli inimene on ju, pole vaja kahjut tunda, aga mul tekkis niisugune nagu mõttetuse tunne, et teades, kui tegelikult, et see on lahendatav ja see ei ole väga keeruline. Ta võtab küll natsa aega, nagu iga asi, mis sa tahad saavutada, on ju, aga ta ei ole väga keeruline ja ta ei ole elukestev õppe ka kaugeltki. Et see on tegelikult lahendatav ja siis ma lugesin veel ka kuulsin, et ka mingi väga andekas mingil elualal töötav naisterahvas ka buliimia tõttu ühesõnaga, et see tegelikult ei pea nii olema. Ja siis Ingvar siis tookord ütleski, hakka ise õpetama siis neile seda. Ja sul on kogemus olemas? Mul on kogemus olemas. Ja aga võt siis kujuneski niimoodi, et ma kuidagi nagu arvasin siis, et tulevadki inimesed, kellel on söömishäired, aga tulid hoopis valdavalt tõesti naisterahvadeks, mehi ka aeg-alt, aga enamus naised, 95%. Mehed, keda naised kodust saatsid? Ja mõned mehed, keda naised kodust saatsid, aga tegelikult need, kes tulid ikkagi täitsa oma peaga, aga neid oli ikka väga vähe, protsentuaalselt alla 5%. Ja siis
hoopis tulid need, kellel ei olnud tegelikult söömishäiret, aga oli selline emotsionaalse söömise teema, olidki need +5-6 üle kilo, millest lihtsalt kuidagi ei saa lahti, sest tahad näksida, süüa ja šokolaadi ja seda ja teist ja need olid nagu valdavas enamuses. Niimoodi ma koolitasin siis päris mitu aastat. Grupikonsultatsioonid, koolitused või eravisiidid? Nad on sellised nagu kursused ja kuna töö on individuaalne, keegi ei pea otseselt midagi jagama endast, vaid rakendab seda teadmist ja tehnikaid ja võtteid enda sees. Läbi online'i siis, jah? Alustasin ikkagi saalikoolitustega enne Covidit. Covid surus kõik sinna. Et nüüd vahepeal tegin nii saal online, sest osad tahtsid saali, osad tahtsid online'i ja siis ma õppisin ära hübriidi. Niimoodi, et on saalikoolitus, aga teen ka ülekannet samal ajal. Ja see on olnud väga tänuväärne, aga ma ütlen sulle ausalt, et maailm on nii palju muutunud ja ma ise ju osalen ka mingitel hoopis teisel teemal kursustel, mis on puhas e-õpe. Nii mugav. Sa omas rütmis läbid, kõik on ette taha ära nämmutatud, on ju, ja läbid neid mooduleid, et ma olen hakanud mõtlema, et peaks selle e-õppe ka lihtsalt ja siis vabaneb aega koolitamistegevusest ja tegelikult jääb rohkem aega suhelda inimestega, rääkida sel teemal, tuua erinevaid nüansse välja, et ma olen selle peale mõelnud. Aga siis esimesed aastad olid siis see söömisfookus, aga siis ikkagi hakkas kursusele siginema ka inimesi, kellel ei olnudki söömisprobleemi, ma pidin lausa küsima kursuse alguses, et kas siin on keegi ka ilma söömisprobleemita ja kuna nende inimeste osakaal hakkas kasvama ajas, siis... Nad tulid siis nagu suhete probleemidega või mis probleemidega nad siis tulid? Nad tulid pigem nii, et nad olid kuulnud, et see töötab, see praktikal, et see nagu aitab ja ma väga ei täpsustanudki, millega nad täpselt tulid, aga nii palju, kui minuni jõudis seda infot, siis see on nüüd ka niisugune pusle inimkonnas on ju, et me oleme nii harjunud oma probleemidega. Isegi kui villid on ju kitsast kingast, ikkagi kannad seda kinga, sest see on nii tuttav kuidagi ja muutus tundub hirmutav. Nagu, et midagi muutub, et see halb asi kaob ära. Kuna teisel pool on teadmatus, et mis siis järgneb, siis ma olen vaadanud, et päris sageli ka paljud inimesed kust iganes, kas neil on stress, ületöötamine, läbipõlemine, võib-olla mingid suhteprobleemid, võib-olla on väsinud, mingi siukene argielu tumestav aspekt, aga vahel nad käivad nagu ümber palava pudru isegi mingi 3-4 aastat. Mõned tuled ütlevad, et ma olen seal mitu aastat su asju vaadanud ja mõelnud ja nüüd mul tundus, et on õige aeg. Et see ei käi nii lihtsalt ja kui ma mõtlen tagasi, ega ma ka, kui ma ikkagi kuulsin, et mingi lahendus kuskil või ega ma läksin täitsa viimases hädas. Sa pead ise sisemiselt selle otsuse vastu olema võtnud, et minuni jõuavad ka vahest inimesed, kes väidavad, ma tahan oma elu muuta, aga sisimas tegelikult nad ei ole vaata seda otsust vastu võtnud ja siis alati kukuvad ja libastuvad ja miks mina, et kas ma olen sul ainus, kes ei suuda vaata oma eesmärki täita. Ei, neid inimesi on, aga see lihtsalt ei olegi sisemiselt nagu seda lõplikku otsust vastu, jah, ma tahan, mul on vaja seda muutust. Et ala keegi kõrvalt ütleb või kuskilt oli mingi kommentaar, et võta midagi kätte vennast on ja peres näiteks keegi ütleb sul midagi ja siis üritad võtta, aga tegelikult enda seest sul see otsus ei tulnud ja siis see ei õnnestugi on ja. Ja siis lähebki paar aastat kuni... Täpselt, sest see sisemine valmidushetk pole kätte jõudnud ja siis käib see tiirutamine ja vajalikud kogemused õppetunnid, omal nahal läbi tegemine. Ja ma koolitajana olen pidanud ka sellega tegelikult nagu õppima, leppima. Algus ju tahad kõiki aidata kohe kiiresti, et saaks korda ja siis ikkagi käib südamest läbi, vaatad, et näed ja siis lepid lihtsalt see, et igal ühel oma aeg ja mul ju oli ka. Mul oli ka see viimane aeg, kus ma sain aru, et nii, nüüd keegi mind ei päästa, keegi ei tule, ei aita, see ei tule hõbekandikul, ma pean selle ise ära tegema ja peangi ise ära tegema ja nüüd ongi see aeg. Nii et. Just. Aga ühesõnaga ikkagi inimesed tulevad sinna siis, kui neil on mingi teema, mingi probleem, et niisama heast peast keegi ei tule sinna kursusele õppima neid meetodeid? Võib-olla kõige probleemivabam probleem on see, kui tuleb mõni selline inimene, kes ütleb, et mul on nagu elus kõik hästi, aga kas see ongi kõik? Tahaks midagi veel? Et kas that's it? Et suhe, abielu, lapsed... Et nagu veel paremaks midagi siis saada. Et midagi on nagu puudu.
ja siin nüüd tegelikult, võt sa küsisid see practical consciousness meetod on ju, et midast see tähendabki siis seda, et sa kõigepealt õpid nagu seda taskulambiga näitama nendesse kohtadesse, kuhu võib-olla ei oska vaadata või ei taha vaadata, et sa vaatadki nagu toota päevavalgele, sul ei ole vaja mingit seisukohta võtta selle osas. Täitsa hinnanguta vabalt lihtsalt vaatad peale ja juba peale vaatamine hakkab ju andma infot selle kohta. Sa saad targemaks ja kui sul on ka ära õpitud sisemised võtted, mida siis selle tõrvatilgaga teha, sa saad seda muuta aga see on ainult üks osa sellest practical consciousnessist, teine nagu fundamentaalselt olulisem osa, aga võib-olla see osa, mis kohe kõik ei huvita ja mind ennast ka võib-olla alguses see kõige rohkem ei huvitanud, on see, et saada kontakt selle osaga iseendast, mis on nagu kuidas nüüd öelda, muutumatu või püsiv või stabiilne, vahel öeldakse kese, et see osa endast, mis ei morjendu kunagi, mida ei saa keegi kunagi solvata, mis ei vanane, mis ei lähe katki, mis ei lööda lömmi, ehk mingi iga inimese sees olev selline fundamentaalne kese. No vot, vaimsetes traditsioonides vahel öeldakse mingi kõrgem mina, tõeline mina, eks ta tundub väga esoteeriline, abstraktne ja on ju see termin, ma ise ka eriti ei armasta seda kasutada, tõeline mina, vaid otsin rohkem sünonüüme, sest mulle meeldivad nagu asised asjad, mida saab käega katsuda ja millel on ka juba kehtiv nimetus olemas. Aga võib-olla see kese, et kui vaadata inimesi, siis osadel on nagu see kese tugevam, eks ju. Ükskõik, mis nende elus juhtub, nad nagu võib-olla ei kaota pead või jäävad stoiliseks, et mind kunagi noorena hästi huvitasid need stoilised inimesed, et kuidas see on võimalik, et inimene jääb meelekindlaks, mis iganes ta elus juhtub, ma ei tea, traktor sõidab üle jala ja ikkagi on, ei lähe peast lolliks, eks, mis iganes, kas see traktor oli masin või inimene, eks. Et kust see meelekindlus tuleb ja kuidas on võimalik, et sa ei kaota närvi, ei kus lähe see tuleb leili. Geenidest või lapsepõlve mustritest, uskumustest? Natuke võib tulla sealt, mida sa mainisid, sest sa ju oled see, mida sa oled pealt näinud, eks. Aga see on treenitav õnneks. Et isegi kui sa näiteks tuled ebastabiilsusest ja tahad saavutada stabiilsust, siis see on treenitav ja see nüüd on treenitav läbi selle, et võt, miks ei võiks olla meetodi nimi praktiline teadlikkuse kasutus, aga on hoopis praktiline teadvuse kasutus. Et kui minna natuke detailsemaks, siis võib eraldada, et teadlikkus ja teadvus on nagu erinevad nähtused ja nüüd me läheme natuke sügavamaks, aga ma loodan, et see on okei. Et teadvus on selline osa nagu iga inimese eksistentsist või olemusest, mis on võimeline tooma esile kõik, millega sa kokku puutud. Ehk tavaliselt me näeme erinevaid objekte, et karafin ja klaas ja mikrofon ja võib-olla kogeme õhutemperatuuri, võib-olla kogeme emotsiooni, need on nagu kõik nähtused, millega me kokku puutume. Me saame näha neid, kuulda, katsuda. Just täpselt läbi tunnetusvahendite. On väga palju nähtusi meie maailmas, sees ja väljas, aga kes neid näeb, kes neid märkab ja läbi mille? Vot see kes on nüüd see kese. No, et siin laual võib olla see klaas, aga me mõlemad näeme seda täiesti erinevalt. Pigem see, et kes seda klaasi näeb. Sina näed on ja mina näen. Ehk minu sees lisaks silmadele on miski osa, mis saab olla teadlik sellest klaasist. Ja see osa saab olla teadlik ka sellest, mis toimus eile. Ma võin mõelda, mis ma eile tegin. See osa saab olla teadlik õhutemperatuurist, oma mõtetest, näiteks mida ma mõtlen endast, kellestki teisest, saab olla teadlik oma emotsioonidest, oma kehast ja saab olla teadlik ka sellest näiteks, kus mu fookus parasjagu on. Fookuse teema on hästi oluline sellepärast, et seal, kus on fookus, sellega sa tegeled. Sa ka kindlasti ju
treenerina tegeled inimestega ja oled väga palju seda teinud. Õpetades neid näed, kas nende fookus on teema juures või on juba lappesse läinud, eks. Et kellele ma siin räägin, kedagi polegi kodus, et kopp ei teagi, mida teha. Pillad mingi asja maha, siis tuleb fookus tagasi või siis ütled, et hei, et kuhu see inimene siis kaob. Tegelikult ju inimene ei kao kusagile, aga ta fookus libiseb mujale ja nüüd seda fookust on võimalik õppida ise juhtima. Nii, et näiteks kui inimene tuleb sul trenni, ta saab aru, et sina oled võtnud aja, tema on võtnud aja, see on ka investeering, eks ju, et ta tuleb trenni ja teadlikult hoiab fookust nüüd sellel teemal, mida ta on tulnud omandama. Versus, et ta läheb randa, laseb fookuse uitama, võib terve oma elu läbi mõelda, ükskõik, fookus võib rännata ükskõik kus, on ju, et ei ole vahet. Et nüüd nad on natuke siuksed abstraktsemad teemad, see fookus ja mina, et see fookuse võimekus ongi seotud teadvusega ehk selle ruumiga, läbi mille me saame kõikide asjadega kontakti. Ja seda ruumi, milles kõik eksisteerib, see on suurem kui tuba, eks, see on suurem kui organism, see on suurem kui võib-olla linn ja planeet, seda ruumi on rohkem, eks ju, geograafiliselt. Ja see ulatub siis ka sissepoole. Vahel öeldakse, et sisemaailm on sama suur kui välismaailm, aga tundub, et on väiksem, eks. Et see lõputu mõõde, see ruum, see teadvuse ruum, siis võib öelda selle kohta, on üks siuke teadusuuring oli, mis oli päris jahmatava tulemusega või siis selline kokkuvõte, et teadlased ju ka otsivad seda teadvuse ruumi, küll osad otsivad ajust endiselt, mis on väga piiratud ju, organ kuulub füüsise juurde, aga osad teadlased ei otsi seda ajust, vaid on aru saanud, et maailmas eksisteerib asju, mida ei olegi võimalik uurida niimoodi nagu kõrvalt kolmandas isikus, on asju, mida saab uurida ainult enda peal ehk esimeses isikus. Ja teadvus on üks nendest nähtustest, mida sa saad uurida ainult oma teadvuse kogemuse põhjal. Ehk nüüd, kui räägitakse ka teadvel olek, on ju, et ole teadvel, mis see tähendab, vahel öeldakse valgustumine, see tähendabki seda, et sul on kontakt selle teadvuse endaga. Kus need teadlased otsivad siis seda, kui mitte ajust, kehast, iseenda kehast? Need, kes otsivad ajust, otsivad siis ajust, eks, aga vahel öeldakse nende kohta eesliini teadlased või näiteks neurofenomenoloogia tegeleb sellega, aga ka joogid kõik või sellised vaimsete distsipliinide praktikud on selle olemasolu avastanud kogemuslikult enda seest, aga nad saavad aru, et see ei piirdu ainult enda sisemusega, vaid ta ulatub mõõtmatult kaugemalegi välja, aga inimese enda kasutuses on siis teatud osa sellest. See on selline võimekus, vahel öeldakse, et ei ole nagu valgustunud inimesi, on valgustunud teod, mis tähendab seda, et siis võib-olla neid inimesi, kes on kogu aeg teadvel olekus, katkestusteta ei ole maailmas väga palju, aga neid inimesi, kes on aeg-ajalt teadvel, on väga palju. Ja seda on siis võimalik treenida ennast rohkem teadvele, mis tähendab seda, et sul ei ole fookus niivõrd ühelgi objektil kinni kiilunud mingi objekti peale, näiteks kellel on sõltuvused, nendel on fookus, istub sellel sõltuvusobjektil. Toidul näiteks, ja istub ja on kleepunud sinna külge kinni. Kui võtta fookus sealt lahti ja mitte viia millelegi konkreetsele, vaid olla teadlik sellest avarusest, mis meie ümber on, siis minu kogemuse põhjal läheb elu lihtsamaks. Ma toon ühe näite, ma olin ühes Eesti linnas
jalutasin siis, mitte jalutanud tegelikult, ma liikusin ühest kohast teise pargi kõrvalt niimoodi. Ja kuna ma sel hetkel väga sageli fookus on meie oma mõtetel, et sa kõnnid lahtiste silmadega, aga tegelikult ei ole siin, vaid mõtled mingeid omi asju, eks ju, ja ei näe midagi ümberringi ja kuigi keha oskab siis liikuda ühest kohast teise. Või on emotsionaalsetel läbielamistel tunnetel, näiteks ma ei tea, lähed kohtumisele, tunned ärevust või tulid kohtumiselt, oled vihane, mida iganes, et fookus istub mingisugustel sisemistel kogemustel. Kui väljas juhtub midagi ekstraordinaarset, siis fookus korraks läheb välja, näiteks autoavarii või vaatad, et see puu täitsa lehtedest tühjaks langenud, ühesõnaga märkad mingeid asju välimises maailmas. Et siis fookus siis on kas sees või väljas, aga alati mingil objektil. Nii on meid kasvatatud, et meil on kogu aeg fookuses mingi objekt. Aga mida siis vaimsed distsipliinid õpetavad või traditsioonid on see, et sa vähendad seda kontakti nende objektidega, sa ju oled teadlik objektidest nii, vaid hoiad oma fookust rohkem sellel avarusel, mis on iga inimese sisemaailmas ka olemas, mis on objekti vaba. Mina avastasin selle muide puht juhuslikult selle olemasolu elades tookord USAs, kui ma hakkasin seal programmis, siis muutusin tegevaks sellest sõltuvustest paranemise programmiks ja seal oli tarvis kuidas seda nüüd siis öelda, seal oli tarvis märgata, millal see nagu hoog tekib, et nüüd tahaks õudselt. Söömishoog. Ja siis kohe teha mingi liigutus, seal ei olnud tehnikaid, aga seal oli siis, kas sa helistad oma tugiisikule või lähed kuskile rühmamiitingule, ühesõnaga nagu füüsilisi tegevusi oli vaja teha, et sisemisi võtteid ei olnud. Aga selleks, et seda märgata, sa pead teadvustama, sest muidu sa ärkad alles siis, kui see hoog on juba möödas. Eks, et enne kui see käivitub, on vaja nagu olla teadlik sellest, mis toimub sees ja väljas. Ja siis ma avastasingi, et ma saan olla ka teadlik sellest, et ma olen teadlik. Et ma nagu astun nagu sammu veel tagasi, et ma tean praegu, et ma teadvustan. Et ma tean praegu, et ma teadvustan, ehk ma olen nagu üüberteadlik. Ja ma avastasin, et see on nii mõnus, see on nii neutraalne ja kõik, mis muutub, kas minu sees või väljas, ma saan kohe sellest teadlikuks, see ilmub kohe minu nagu vaatevälja momentaalselt. Tekkehetkel ja ma hakkasin seda kasutama tookord juba ja selle tulemusena siis nagu integreerides seda üha rohkem oma ellu, see pargi näide oli siis selline, et kuna ma ei olnud ei mõtetes, ei virtuaalis, eks ju, emotsioonides, olin täpselt siin ja praegu, siis mu teadvustamine oli hästi nagu avar ja ma tajusin, et sealt kaugelt pargi teisest otsast läheneb üks inimene, üks härra, kellel justkui nagu on asja minuga. Nagu ma tajusin selle ära, ta tuli sealt kaugelt. Mul ei tekkinud mingeid mõtteid, emotsioone, ma sain, et ju siis, kui ta minuni jõuab, ju siis selgub, on ju, kes või mis. Ja ta jõudis minuni ja hakkas karjuma mu peale. Ja mul ikka nagu, ma olin tead veel edasi ja püüdsin nagu talle vastu tulla, et aru saada, et milles siis probleem on. Ja siis ma sain aru, et ma olen nagu vale raja peal. Et ma peaks kõndima jalakäijate raja peal, aga näed, ma olen jalgratturite raja peal. Ja hüppasin kohe õigele rajale. Viga on parandatud, on ju. Vaatasin, härra rahunes maha ja oligi kõik. Asi lahenes, liikusin edasi ja siis tegelikult oli rõõm sellest, et mul ei tekkinud reaktsiooni. Mul ei tekkinud reaktsiooni, vanasti ma oleks kas nutma hakanud või karjuma hakanud, üks kahest, et oleks tekkinud ohvritunne või siis mis asi on ju. Ja siis ma vaatasin, et kuidas see kõik sai üldse võimalik oligi tänu sellele, et ma olingi kohal, ma ei olnud ära, mul ei olnud otseselt, ma ei olnud kontaktis mingi konkreetse asjaga, aga ma tajusin, et sealt teiselt poolt kellegil on just nagu asja minuga, et selline hästi avar nagu tajumisvõime on see teadvel olek. Ja
kui see teadvel olek kogemuslikult võib jätta sellise staatika mulje, et see on nagu vahel nimetatakse, budismis nimetatakse seda tühjuseks näiteks, mis kõlab negatiivselt, eks ju, või öeldakse, et see on vaikus või tühjus või neutraalsus. No ükski neist ei ole nagu üdini positiivne sõna võib-olla. Et seetõttu järeldus, mis siis tehti ühe artikli või töö põhjal oli see, et see on kasutu. Et see avarus on kasutu, et ta on ilus nagu vikerkaar, aga sama kasutu nagu vikerkaar. Et seal oli siis lihtsalt see teadmine puudu, et see avarus, mis on võimalik rakendada, on ka kasutatav. Ja vot siit tulebki mängu see teadvuse omadused. Kõik sellised head omadused, mida me inimestena ju tegelikult soovime rohkem oma ellu, näiteks taipamised. Need ei ole ju niimoodi, et sa loed raamatust, vaid ta sul plaks tuleb pähe lihtsalt. Mingi mega hea nagu sähvatus. Taipamised, intuitiivne teadmine või suisa inspiratsioonideni välja, et sa näed nagu tervet nägemust mingi asja kohta, kuidas seda peaks tegema. Arvo Pärdi kohta on öeldud, et istub vaikuses, ootab, on ju, seda helipala sinna. See on ka seesama ruum, kuhu see siis ilmestub inspiratsioonina. Need on nagu niisugused nagu tugevalt positiivsed omadused, aga on ka argisemad omadused, seesama teadvustamine, siis eristamine, et näiteks kus see eristamine tuleb hästi kasuks, et need, kellel on söömisteema, nad on ammu menetanud võime saada aru, mis on keha nälg ja mis on emotsionaalne nälg. Ja ega ei saagi aru, kui ei erista. Lihtsalt ei saagi aru, et kas see tunne nüüd on seotud füüsilise näljaga või see on ikkagi emotsionaalne, tahaks midagi tunne. Siin on teadvustamine, eristamine. Sa võrdled neid omavahel. Ja siis saad aru, see on ka teadvusomadus. See ikkagi ei ole nälg, see on mingi emotsionaalne puudus või vajadus. Ja süvenemine, et okei, et kui see on emotsionaalne puudus, et kus oma kehas ma seda siis tunnen või kui suurelt või et hoomata, et sellega saaks midagi teha. Need ka on kõik teadvusomadused. Ehk siis teadvuse praktiline kasutamine tähendabki seda, et sa pigem kasutad neid omadusi praktiliselt, kui mõtled ennast, ma ei tea, nurka oma mõtetega või veel vahel kahjulikum, et emotsioneerid ennast auku. Ehk et sina siis õpetad seda teadvust kasutama? Mina õpetan teadvust kasutama sellises raames, et teadvustamine, eristamine, süvenemine, arusaamine, mis käib siis läbi isikliku vaatluse ja isikliku kogemuse, pluss veel spetsiifilised võtted, millega saada lahti igasugustest emotsioonidest, mis on kahjulikud, näiteks seesama kihk. Vahel aga ei olegi kihk, ei olegi nagu mingit emotsiooni, on lihtsalt selline üleüldine ülesöömistunne. Osad inimesed lihtsalt nagu kogu aeg sööks midagi, non-stop. Aga kui sa küsid, et mis tunne on, mingit tunnet ei ole. See on siis selline üleüldine emotsioon, mis ei ole mingis konkreetses kohas, vaid ta on nagu üleüldise tundena. Lisaks on veel allasurutud emotsioonid, mis on seotud kõripiirkonnaga, annab siin tunda ennast igast mingeid ebamugavused kurgus, klomp, tükk, vahel öeldakse mingi valu, turjapinged ja ka kehaga seotud emotsioonid, näiteks inimestel võib olla emotsionaalseid reaktsioone oma keha erinevate osadega või vanemaks saamise protsessiga või siis näiteks kas või ka see, kellel on bulimia, siis neil on niimoodi, et nii kui nad söövad õige natuke rohkem, kui nende meelest on normaalne füüsiliselt, nad ei suuda mitte midagi muud, kui see väljutada. Tegelikult siin saab väga hästi aru, et see on nagu ülereaktsioon, psühholoogiline ülereaktsioon pisut suuremale toidukogusele. Et tegelikult siin saaks veel vankrit peatada, ei peaks kogu seda ahelat läbi tegema, saaks pidama, saaks rakendada tehnika, nii et see hullem osa ei järgne. Stopp. Just. Ja et kõik sugu emotsioonide vabastamise tehnikad, lisaks siis igast argihirmud, mis inimestel on, esinevad argiolukordades ja ka kahjulikud mõttemustrid, võt nüüd on see uskumuste teema, et näiteks ma olen paks. Siis oledki? See oledki.
või vähemalt koged seda. Näiteks võib-olla teine kõrvalt ütleb, et ei ole, aga sinu elukogemus on, et sa paks tunne on, nägu on paks, kõik on pundunud, näiteks ma enda puhul avastasin, et milline petukaup, nii kui see mõttemuster tühistada või selle mõttemustrit toime eemaldada ja vastav emotsioon ka, see kogemus kaob ära. Noh, siin saab näiteid palju tuua, et siuksed mõttemustrid ka või siis näiteks selline mõttemuster, et kõik, mis ma suhu panen, läheb, ma ei tea, pekiks, rasvaks. Siis lähebki, kui nii mõtled. Lähebki, täpselt, aga ta lähebki, võt. Ja inimesed nii kergekäeliselt ütlevad neid lauseid, eks ju välja, no ma olen ise seda samamoodi teinud. Meil jõusaalis öeldakse, kui pitsat sööd, see läheb otse lihasesse, otse pitsepsisse. Väga hea. Ja siis lähebki. Väga hea. Või siis see, et kui ma külmetan, ma karastun. Pigem see, kui see, et oi, nii kui ma külma saan, ma kohe täitsa haige. Ma puhastun, on ju. No või kas või see, eks. Et see on peast kinni ja kuna need mõtted on ju ka tegelikult automaatselt, me ei härka hommikul üles nii, et me valime endal need mõtted, nad automaatselt lihtsalt siginevad pähe, siis see näitab seda, et neil ei ole nagu loogilist alust. Nad lihtsalt nagu lekivad mälust välja nii-öelda need mustrid, et siis ja mõttel on jõud tegelikult ju, mõttel on jõud, näiteks kui keegi kolleeg sust halvasti mõtleb, sa tegelikult tunned seda, isegi kui ta midagi ei ütle. Ja. Et see on kogetav, mida ta sust mõtleb, kuigi sa ei kuule ta mõtteid. Et seetõttu see jõud on seal ju ka mõjuga, nii nagu emotsioonidegi jõud, ja seda jõudu, selle mõju saab ka siis eemaldada. Selle jaoks on teine, mõtte jaoks on teine tehnika. Iga asja jaoks eri tehnikad ja... Ja. Nii põnev. Aga kui sa küsisid, et kas ma õpetan ka teadvuse omaduste kasutamist, siis intuitsioon, inspiratsioon, taipamised, see on ka treenitav, et seda oleks rohkem elus, avalduks rohkem ja seda siis, kui kedagi huvitab, saab edeneda Practical Consciousnessi 4. moodul, mida mina ei õpeta. Praegu ongi nii, et 1. kuni 3. selle teatepulga Ingvar on edasi andnud, on erinevad õpetajad, aga 4., 5. need on nagu meistriklassid, teadvus, seda ta õpetab ise. Ja seal ongi ainult teadvuse omaduste õppimine, nende kasutama õppimine ja vastavad tehnikad siis seal ka. Nüüd me rääkisime teadvusest ja siis see tõid välja, aga see on erinev teadlikkusest. Mis see teadlikkus siis on? Kui teadvus on see avarus, see ruum, ütleme ääretu ilmatu, siis ja vahel öeldakse selle kohta, et ta on tühjus või staatika või selline nagu vaikus, siis kui võtta see staatika dünaamiliselt kasutusele läbi fookuse rakenduse, siis see on teadlikkus. Näiteks ütleme, et ärme võtta näiteks mind, sest mina ei ole 24/7 kogu aeg teadvel, ma ikka langen välja ka ja nii edasi, aga ütleme, et keegi, kes on teadvel. Mõni munk kuskil või? Mõni munk, aga neid on neid inimesi tegelikult ikkagi on, kes on päris hästi teadvel. Neid ei ole väga palju. No mõnedega juhtub ime, näiteks Eckhart Tollega ju juhtus ime, eks, et hommikul ärkas, plaksti oli teadvel ja jäigi. Neid on nii vähe, teised peavad vaeva nägema. Aga seal ei ole ka muud kui treening, et sa lihtsalt treenid, et sa ei kiilu kinni fookusega mingitele detailidele, vaid hoiad kontakti sellega, mis on, kus sees kõik need detailid asuvad. Niimoodi on võimalik tegelikult ümber treenida ennast. Et siis teadlikkus on see, kui sa sellest avarusest lood kontakti, näiteks sul on väga kena maal seina peal, ma praegu ma ei ole nagu teadlik millestki, ma olen teadlik sellest teaduse ruumist, aga nüüd ma loon kontakti selle maaliga ja mu fookus liigub sinna, ehk ma saan teadlikuks selle erinevatest nüanssidest, detailidest, tehnikast võib-olla, ehk ma kasutan seda avarust nüüd spetsiifilisest mingi nähtuse suhtes. Et see ongi teadlikkus. Issand, kui põnev, ma pean ise ka tulema nüüd. Miks mitte? Ma mõtlesin, ma peaks sinu juurde tulema. Siis teeme vahetuskaupa. Mega põnev, kui nüüd mõni kuulaja, vaataja mõtleb, et tahaks ka oma emotsioonide, mõtetega hakata toime tulema ja õppima siis neid Practical Consciousnessi erinevaid praktikaid ja teemasid, siis ta saab tulla su juurde õppima.
Ja, kus saab infot, kus saab registreeruda? Võib lihtsalt guugeldada Aigi Vahing, sealt peaks tulema välja, mul on selline landing leht, Practical Consciousness kodulehel tegelikult on üleval. Võib lihtsalt Google'isse panna siis Practical Consciousness ja tuleb ette. Ja või võib minu nime panna Google'isse, tuleb ette, muidugi ka minu siis Instagram, Facebook, sealt leiab ka. Et võib sulle privaatselt ka kirjutada või? Absoluutselt, ja sügisel alustangi uuesti, nii et väga lahe, et ükskõik mis elumuredega võib tulla ju. Täiega, ja isegi kui mured pole, tahad lihtsalt paremaks, siis võib ka. Kui on nii, et mured pole, aga tundub, et midagi on puudu, siis on puudu see praktiline kogemus oma sellest tuumast. See kese, see on nii abstraktne, millest me praegu räägime, võib kõlada niimoodi, aga kui see kontakt oma olemusega on loodud, siis juhtub siuke asi, et kõik vajadused nagu kuivavad kokku, mis ei tähenda seda, et sa enam ei tee midagi, elu on ju üks suur tegemine. Ikka tulevad ju ideed, taipamised, mida ellu viia, kus käsi külge lüüa, mida paremaks teha, pere ja kõik see ju kõik jääb alles, aga enam ei ole siukest, võib-olla niukest nagu alateadvustatud sundi mingeid asju nagu teha, sest me teeme väga sageli liiga palju. Võimas. Suur aitäh, et sa tulid, jagasid kogemusi ja tarkusi ja infot. Aitäh, et sa kutsusid, väga tore oli.